Hei, tahtsin teiega jagada tegelikult veel üht asja. Nimelt jätkata oma naiste eriga, millega ma pole nüüd vahepeal siin jätkanud. On väga palju muid teemasid olnud, kuid naiste eri. Ja seekord ma toon siis fookusesse liikumise kui elustiili. Et kui sa oled perimenopausil või menopausil, ehk siis 35 kuni 60 ja sealt edasi, siis räägitakse, et on ääretult oluline ja naturaalne, et su liikumine oleks selline rahulikum, teadlikum, aga aeglasem. Mõni võib-olla tahab vastu vaielda ja pigem tõestada, et oi, ma olen nii vitaalne, ma käin aeroobikates, ma teen igasuguseid teemasid, olen aktiivne ja nii edasi, vitaalne ja nii edasi, see on okei. Kuid lihtsalt üldsoovitatav on minna oma keha loomulike rütmidega kaasa. Ehk siis perimenopausist alates 30, 35 nii edasi, hakkab meie kehasüsteem nii-öelda vajama mingeid uuendusi või ülevaatamisi. Et kui varem sobis selline sumbatamine, disko ja nii edasi, siis võib-olla nüüd on rohkem, keha vajab sellist aeglustumist, elustiil vajab aeglustumist, selline venitamist, teadlikult enda kehasse tulemist ja nii edasi. Ja see ei olegi nagu, see aeg ei ole mõeldud, et teistele midagi tõestada, vaid veelgi rohkem kukkuda oma kehasse, oma tarka intuitiivsesse kehasse, ennast tervendavasse kehasse. Ja mida rohkem sa seda teed, seda vitaalsem tegelikult sa seest välja oled, seda elujõulisem, seda produktiivsem, seda nooruslikum sa tegelikult oled, sest sa suunad oma tähelepanu iseenda sisse, oma kehavajadustele, see on ülim armastus iseenda vastu. Ja millised liikumised siis võiksid sobida? Ma olen siin rääkinud vitamiinidest, hammastehooldusest, eeterlikest õlidest, maitsemeedest, keha koorimisest, ma olen kõigest sellest rääkinud, kuid mis on need liikumisstiilid, mis sobiksid sellises vanuses? Kindlasti on liikumine tähtis. See hoiab siin nii-öelda õlitatuna, see hoiab kõik su luud, lihased õlitatuna, et üks asi on juua kollageeni, tarbida kollageeni ja magneesiumid ja D-vitamiine, kuid tegelikult liikumine on ka see, mis annab sulle tegelikult selle. Kuid võib-olla see liikumisstiil, just nagu toitumisstiil, võib pisut erineda varasemast. Mõnel võib-olla mitte, kuid enamasti. See on justkui nagu looduse loomulike rütmidega kaasa liikumine, valida kaasa liikuda sellisel moel. See on endaga hea olemine. Mitte nõudlikkus, mitte piitsutamine, vastupidi, et nüüd on aeg nagu endaga täiesti nautida, võtta aega maha rohkem, olla rohkem kohal, kuulata, vaadelda, nautida hetke siin ja praegu. No toon sulle mõned näited, mis võib olla siis 35 kuni sealt edasi, 40, 60, 70 ja nii edasi võiksid sobida. Räägitakse lausa, et jõusaal ja sellised liiga tempokad need või liiga raske kahurväe teemad, liikumisviisid ei ole tegelikult perimenopausil ja menopausil inimesele või naisele tähendab head.
See pigem toitumisspetsialistid ja liikumisspetsialistid isegi on öelnud, et see võib lõhkuda inimest. Kurnata, kulutada isegi liialt. Ma olen väga palju ohumärke kuulnud siit ja sealt selle kohta. Isegi kui ma ise ei ole jõusaali inimene. Ma olen alati olnud selline naisenergias liikuja inimene, ehk siis mitte rapsija, vaid loomulik liikuja ehk tantsimine, trepid, kiirkõnd, kepikõnd, nii-öelda ka pilates on mulle kunagi meeldinud. Ja niisugused nagu venitusharjutused, sellised klassikalised, head, mõnusad tunnet tekitavad. Aga mul on viimasel ajal tulnud ka märke ja mis ma mõtlen, et sulle võib selles ka abi olla, tai chi. Vot seda on küll, soovitatakse siis alates 50-aastastele. Mina ise olen 40-aastane ja tai chi kõnetab mind küll. Kui kunagi ma vaatasin, kui keegi värskes õhus tegi avalikus ruumis tai chi'd, see on selline aeglane, teadlik liikumine, siis see tundus selline teistsugune, uudne. Kuid nüüd ma isegi leian, et see on midagi, nüüd ma saan loogiliselt aru, et see on tegelikult ääretult tark liikumisstiil. Aasia inimesed minu jaoks on üldsegi ühed targemad siin maamuna peal. Mul on neilt väga palju õppida, meil on neilt väga palju õppida sügavuti just teadlikkuse osas. Ja mitmes eri eluvaldkonnas ja tai chi on kindlasti üks, mis aitab sul tulla veelgi rohkem oma kehasse ja veel saada oma kehaga head kontakti ja veel slim olla, ühesõnaga ka kaalu kaotada. Tai chi walking, tai chi exercises on igasuguseid äppe ja erinevaid programme, kindlasti ka raamatuid. Pilates on hea, kiirkõnd, kepikõnd, sammud täis, trepid, olla selline nagu naturaalne, eluline, poes käigud, 2 poekotti, see on juba trend tegelikult, ma tean ise selgmärg, ja trepid on ju ja nii edasi. Ära kasuta lifti, vaid treppe, eriti kui sul on istuv eluviis või töö või paigal seisev, et see on selles mõttes, mis on veel huvitav, on olnud selline, nagu ma olen kuulnud seda Gracefiti, eks ju, Eestimaal, see on ka väga naiselik, sügav lähenemine naiseks olemisele, naiselikule liikumisele, teadlikule liikumisele, ei mingit rapsimist, väga teadlik kõik kohal oleks, on oma kehaga koostöö tegemine, loodusega koostöö tegemine. Yin-yang jooga on uus. Mul üks endine klassikaaslane teeb seda Rakveres, Eeva Salusoo, aga see on ka, tundub mulle põnev. Yin-yang ehk siis naismees energiate tasakaal, samamoodi väga naiselik, väga selline perimenopausi ja menopausi, aga igas vanuses tegelikult sobib hästi. Selline jällegi teadlik, kohale tulev, Osho meditatsioonid, aktiivsed meditatsioonid võivad olla. Mina olen ka aktiivsete meditatsioonide tegija, ehk kui ma liigun looduses või mida iganes, siis see on ka parim manifesteerimine ja nii meditatsioon ja nii edasi. Kindlasti ka eneseväästamise harjutused ehk TRE-meetod on, mida mina olen aastaid kasutanud. Alates 2012 või midagi sellist, jah. Nii et igasuguseid nagu rapsimised, jooksmised, asfaldi peal, jõusaali, koormuste tõstmine, rets, mingi jalgpall või boks või aeroobika, sumba, mis liialt raputab, ei teagi, kas see toob sind ikka iseendasse või see pigem lõhub, ma olen ekspertidelt kuulnud, see ei ole minu arvamus. Kuid kui ma neid ära kuulasin, siis ma sain aru, miks ma ise ei ole seda varasemalt isegi nagu eelistanud. Miks mulle meeldib selline pehmem, loomulikum liikumine ja lähenemine. Miks ma olen seda alati eelistanud.
et see pigem nende ekspertide, spetsialistide arvamus on lihtsalt loogiliselt andnud kinnitust mulle minu sisetundele varasemalt ja sellepärast ma tahtsin sinuga ka jagada seda. Paljud mõtlevad, et ma olen 40, ma tahan nüüd või keskealine või midagi iganes või perimenopausis või menopausis ja ma hakkan nüüd oma keha eest hoolitsema ja minnakse jõusaali ja hakatakse jooksma asfaldi peal, kuid unustatakse ära see liigeste, lihaste, see teema sellises vanuses, et just vastupidi, need vajavad küll stimulatsiooni, kuid pehmemat lähenemist ja mina ei ole liikumisega toitumise ekspert. Küll aga mina olen saanud kinnitusi ekspertidelt ja ma tahan seda lihtsalt edasi jagada sellepärast, et sa teaksid, et sa saaksid ennetada, saaksid endaga parema olla. See naiste eri siin on loodud selleks, et liikumine on kindlasti oluline. Kui sa tunned ennast seisakust, siis see on teine äärmus. See on lõhkumisele või niisuguse rapsimisele teine äärmus. On siiski vaja liikuda, aga see võiks olla selline loomulik, head tunnet tekitav. Ka loomulik tantsimine võib olla. Ma ei lisanud siia, ma ütlesin sulle, ma tegin mingid märkmeid siin, on tai chi, aga ka kindlasti tantsimine. Oma Spotify või oma lemmikmuusikapalade käima panemine, ka raadio, kes on raadioinimene, ja selle järgi spontaanne kehatunnetuslik tantsimine on ka väga naiselik ja loomulik viis, kuidas oma energiakeskused hoida töös. Ja kui mina olen varem olnud selline, minu trenn on olnud selline trepid, kindlasti maksimaalselt looduses liikumine, sammud täis, poes käigud juba on, minu 5. korrus on ju ilma liftita, on juba trenn olnud, siis, ja mõnikord ka venitamine, eks ju. Venitusharjutused, mis mulle väga meeldivad, tegelikult. Kunagi ma käisin Pilateses, kui ma ammu juba, kui mul olid lapsed väga-väga väikesed ja käisin sumbades erinevates asjades, mõtlesin, et see läheb minu energeetikaga kokku, sellise aktiivsega ja siis seal olid erinevad trennid, mida ma sain siis proovida või grupi sellised ja ma proovisin ükskord Pilatest ja ma olin ääretult üllatunud, kui tasakaalustav see tegelikult mul oli. See oli lausa šokeeriv mulle, kes ma ise olin väga-väga aktiivne ja pigem aeroobika ja selline diskopeppu inimene, siis ma mõtlen seda siis sellel ajal, siis ma mõtlen, et ja ma avastasin selle Pilatese, ma mõtlesin, et ma kartsin alguses sinna minna, ma mõtlesin, et äkki see on minu jaoks liiga igav või liiga aeglane, kuid vastupidi, see tekitas kohe see hea tunde. Samamoodi meetod, eneseväästamise meetod. Et lihtsad harjutused, aga need on nii mõnusa järelefektiga ja vastupidi see, et ma varem olin nii aktiivne ja tasakaalustasin ennast selliste tasakaalustavate harjutustega, pigem oli väga heaks tasakaaluks mulle. See oli suur avastus mulle, et see actually tasakaalustas nii mõnusalt ja üllatavalt meeldiv oli seda teha. See vastupidi tõmbas mind aeglustama oma kiirest elutempost ehk tõmbas mind rohkem oma kehasse, teadlikult aeglustama. Ja ma näen, et see oli siis, eks ju, nüüd ma saan sellest tasakaalustamisest super hästi aru ja ma mõtlen, et see ongi how it goes, see ongi beautiful, see ongi mida ma tahan, see ongi loomulik, aeglustumine ongi loomulik, ma olen palju teadlikum, ma teen oma valikuid teadlikumalt, ma kuulan ennast ja oma vajadusi teadlikumalt ja selles on oma nii suur võlu ja ilu ja armastus ja endasse tuleks, see on nagu väga-väga ilus ja see mõjub palju paremini kui kiirustamine. See rahustab närvisüsteemi, tõstab sind stressist täiesti enda keskmesse, paremasse eluviisi, loomeprotsessi, kõik on looming. Toidu tegemine, jalutamine, suhtlus, meditatsioon.
tänutundes istumine lihtsalt. See kõik on väga-väga ilus minu jaoks, lihtne, aga ilus. Ja ma tahaksin suurendada, kui varem mul eelmistel, nüüd viimastel aastatel on olnud mu tõesti nagu trepid, 10 000 sammu vähemalt, poes käigud suurte kottidega. Ma olen võtnud seda kui trenni enda jaoks, sest ma ei ole kunagi olnud selline who wants to be bulky, nagu jõusaali bulky, nagu body pump ja need ei ole minu jaoks kunagi olnud. Ja mulle meeldib selline, just selline graceful, selline slim või loomulik ja niimoodi liikumine ja kõik see vooluga kaasamine, naiselikum, mitte sport, aga liikumine, tants ja loomulikum ja selline, see on minule olnud pigem see. Ja siis nüüd ma tahaksin suurendada, ma tahaksin mitmekesistada oma liikumist algaval aastal. Ma tahan seda sinuga jagada ja võib-olla see inspireerib ka sind, aga mitmekesistada ikkagi selliste aeglaste endasse tulevate harjutustega. Et ma olen lausa need oma aastaprogrammi kirjutanud sisse. Tahaks neid taas aktiveerida, nagu kunagi ma olen seda rohkem teinud. Aktiveerida sellised rahulikumad, aeglasemad, tasakaalus liikumised, aga siiski erinevad liikumised. Ujumine ka. Ujumine on ka loomulik. Unustasin lisada selle ennem. Tantsimine, ujumine kaasa arvatud. Väga loomulik, väga ilus, väga teraapiline. Kodune stressiteraapia. Enda kehasse tulemise teraapia. Igas vanuses sa ei saa endale liiga teha selliste asjadega. See ongi see, sa ei saa endale liiga teha. Sul ei ole muret, et sa teed endale liiga selliste tegevustega. See ongi õige asi siis. Jõusaalis võib midagi ära tõmmata, liiga äkilised aeroobika stiilid, võivad olla ka sind küll raputada elule, kuid kas sa oled heas kontaktis endaga, et see ongi see, et ja sellised spordid, mis võivad, millel on suur risk tervisekahjustustele ka, on minu jaoks juba loogiliselt eos, ei ole liiga head sulle. On hea, kui sa ennast armastad, siis sa püüad neid ennetada. Sa hoiad ennast liikumises, hoolitsed selle eest, et see oleks regulaarne, aga loomulik. See on, mis ma tahtsin sinuga jagada, millele mina olen ekspertidelt kinnitust saanud. Mina ei ole ekspert. Mina ei ole tervisenõustaja ega liikumise ekspert ega spetsialist. Küll aga mul on märke tulnud lausa. Mu teejuhid hoolitsevad minu eest nii palju ja armastavad mind, et need märgid on mulle ise kätte tulnud läbi elu. Kuidas oleks mulle kõige parem? Ja sina leia muidugi endale see kõige parem. See ei tähenda, et sa pead iga päev erinevat liikumist tegema. Sa võid seda, kui see sulle rõõmu pakub, aga leia see endale mingi meelepärane ja tee seda regulaarselt. Isegi kui on üks ja sama. Kui see sulle annab sellist kindlust ja head tunnet, siis sa hoiad ennast liikumises vähemalt regulaarselt, aga ei tee endale liiga. Ja ei stressa ennast üle, et sul kogu aeg peab kogu aeg erinev olema liikumine ja kõik need asjad. Ei pea. Pigem see, et ärka üles ja tunneta, mida ma täna tahan teha. Kui see on midagi sama, tee seda. Põhiline, et sa teed ja sellega sa ennetad jälle. See on investeering sinu olevikku ja tulevikku. Aitäh sulle, ole hoitud, ole kaitstud. Sellised pühade aja videod sulle toitumiseks ja liikumiseks, et sa tuleksid veelgi rohkem enda kehasse ja sa läheksid looduse rütmidega kaasa. Et sa ei pea terve elu olema aeroobika kuninganna. See on okei, kui see vahel muutub või mida iganes, või kui sa tunned nii, siis tee nii. Lihtsalt enamus inimesi jagab seda, et
et minna oma keharütmidega, loodusrütmidega kaasa. Et kui organismi protsessid aeglustuvad, et sa ka aeglustud ja sellel on omad võlud. Sellel on oma ilu. Sellel on oma tarkus. Ja pigem mitte sellele vastanduda, vaid seda teadlikult kasutada ja nautida. See on eluga kooskõlas elamine, see on elu jaatamine, see on iseenda jaatamine. See on väga vabastav. Kohtumiseni!